oska. 7 jalada sõidab 60-ga. Mis on viga? Vajuta gaasi, noh. Okei, me peame üldse aja pärast selle intro tegema, sest Elina on lihtsalt punane. Kõrvadest ja ninast tuleb praegu tuult. Oota, ei ole nii hullu. Oota, teeme uuesti. Flip out! Baboom, tere! Hello! Nii. Meie lähme uuesti kalale. Meie lähme kalale Alliklepa sadamasse. Fishing Estonia. Lähme sadamasse püüdma, me ei lähe sadamast. Väljume sadamast. Me väljume sadamast. Aurik väljub täna Viljandist. Aga kaudu Hollandi. Elina näitab oma lauluskusi. Neid pole. Mikrofoni peas ja kõike. Aga meie lähme Alliklepa sadamasse, saame kokku Fishing Estonia Keviniga ja lähme püüdma meriforelli ja tuulehaugi. Et kas me seda saame, näete videost, meie ise ka ei tea, ideaalis peaks ikkagi sihtima nagu ühte asja püüdma, aga meie oleme ambitsioonikad ja lähme proovime mõlemad saada. Muidugi. 2 korraga. Nii et 2 kärbest ühe huubiga. let's go! Üks väga oluline asi, mille me peame välja tooma, on see, et me lähme Kevini juurde tühjade kätega ja ainult Circle K pirukatega. Ehk siis Kevini juurde tulles on see eelis, et sa ei pea enda varustus kaasa vedama. Ta annab kogu varustuse sulle. Nii, saame siit sisse. Palun, printsess. Nii, et kui sul ei ole varustust, Kevin annab varustuse ja sa saad suurt kala. Mida me kõigepealt püüdma lähme üldse? Kõike. Kõike? Sina juhendad kõike. Nii, me täname. Kõik püüame ära. Elina püüab jälle kõik ära. Elina pani mulle cancel, sest Kevin andis meile uued mütsid. Ja see on nänni, aga meie igastahes ma sain canceli. Minu ilus roheline müts ei sobi enam. See sai canceli. Nii, laseme paadi sisse, aga samal ajal me avastame, et siin on mingi gravitilaadsed tooted. Sa annab mulle edasi, jah? Jah. Hei, pisi. Nii, võta üle. Ütleme nii, et loksub nii jubedalt siin, et ei julge kaameragi siia tulla, see ei uju pärast. Siin ei saa valetada, et kui suur oli kala, siis siin mõõdetakse kõik kalad ära. Sõidame või üldse ei sõida? Et siis tuleks kõigepealt, jah? Jah. Come on, Simmo! Mis päev täna on? Reede! Mina küsisin sellise lolli asja, et ta võttis sealt sellise ise tehtud haugitrossi, võttis vahet ära ja siis ma küsisin, et kas sinna nagu kergem ei ole lõksu otsa panna, saab kiiremini ära võtta seda jagast värkust, et alati peab sõlmesid siduma, uuendama kogu aeg, sest muidu lihtsalt kõige suurem tõenäosus kala läheb otsast ära, silm Või laint läheb otsast ära. Või laint läheb otsast ära. Nii et siduge oma sõlmesid. Siit on näha, vaatame pärast, kas videos on näha. Nagu täkke on, siis tuleb ära vahetada kohe. Siis sul siit juba lõikad katki ja teed uued sõlmed jälle. Sest muidu on kala läinud. Siit hakkad minema. 1, 2, 3, 4 ja nii 20 korda. 20 korda. Vaat, kui see punutud, see jääb juba. Võetab. Otsad olevad sellised lukustussõlmed. Lihtsalt tavaline lukustussõlm. Ja see ei jookse laialda töötama? Ei, aga sa teed neid lukustussõlme veel. 1-2 veel alguses. Mitu tükki sa teed neid? 4. Päris palju. Nii-öelda koomale juba. Lõikad selle tamiili osa lõikad siit ära.
mõne millimeetri kauguselt sealt. Siis teeb veel lukustuse ilmselt paar tükki. Hullud süsteemid ikkene. Meie teeme tavalise ühe selle kortesõlme või midagi. Aga noh, Mulle ei meeldi täpselt, kuidas seda teha. Mul on video õnneks. Võib-olla sealt aitab pärast midagi välja Täna on meil Kevin kasus. Kevinit üles võtad see Kevini õpetusvideod kaasa. Ouch mama. Jeesus! Ma ei ole nii suuri lante enne vist näinud. tegelikult on üks on liigendiga veel suurem. Ütleme, et täna ei ole tuuleaugi jaoks kõige parem ilm. Nagu te näete, ainet ei ole, tuult ei ole, päikest ei ole. Ehk siis tuuleaugi kõige parem võtt on tuul puhub, päike paistab. Ja tuul võiks olla minu kogemuste peal selline mingi vähemalt 5-8 meetrit sekundis. Et endal on veel mugav olla ja natuke lainetust ja siis on kala selline julgem ja aktiivsem. Vot. Nii, et pange kõrva taha ja minge ainult siis või siis kui te näete, et täna meie saame, kus ei ole nagu üldse tuult ega mitte midagi ja me saame kala, siis teadke, et tegelikult tegi tünga teile. Aga ei, Kevin selles osas meie käisime esimest korda Keviniga merikat püüdmas merest ja meie saime mõlemad Elinaga enda esimesed merikad merest, nii et mees teab, mis mees räägib. Aga näita mulle korraks seda rakendit või asja ka. Teistsugusem kui igasugused muud. Tuulehaugil siis on järel, mis see sõlmend siis on, lips on järgi. Et selline 3-40 sendine lips peab alati järel olema, et tuulehaug on pika nokaga, ehk siis tegelikult otseselt külgeni lihtsalt ei jää, et ta jääbki väljast poolt kuskil kõhtupidi, samapidi, mõnikord jääb ka nii-öelda seal nokaga, aga pigem arva. Okei, hea teada. Erinevad värvid ka. Need on nüüd siin viirastusloomad, on ju? Need on viirastus, jah. Nii, aga me hakkame liikuma. Õnged on valmis, üks õng on taga. Kevin just rääkis, et tuulehaugi saab püüda kas niimoodi trollides või siis kui satud parve peale, siis saad koha peal ka loopida, aga meie alustame kõigepealt trollides, nii et meie esimene katsekas, nii et panused on kõrged, panused on kõrged. See on jälle uue asja Keviniga, et õpetatakse, et rollid vahepeal ja siis sa lased vahepeal selle joosta ja siis on näpuga pidurdad. Samal ajal laseb järgi enda. Vaat jälle. Ikka näpu lahti, nagu sa hoiad jälle. Tuleb teha üks võistlus ka, et kas landi toovad või kala toob oleksid iilandid või siis viirastuse uus. Väga pikk aega ei rääkinud, püüdab selle lahe nii-öelda kiiresti läbi. No professionaal, näitab kala meile kohe. Ma ei saa aru, mis kala on. Tuulekas on jah? Ongi tuulekas või? Ebareaalne. No nii. Ei kerisi kes. Toilakas ei külg. Uskumatu. Tigedad. Jesus Christ. See oli lihtsalt laks küljes sealt midagi. Mingit võttu, mitte midagi. Mis sa tuulekaga teed? Lõikad talle mingid asjad seal läbi või midagi? Praegu ei lõika midagi. Tegelikult ei lõigata neil üldse midagi läbi. Tulemuseks Kevini püütud üks tuulehaug. Jätkame trollimist. Ja... Selles oli Kevin Merika-landiga ja ühese konksuga loopides ja Merika-landiga. Võt selline mees. Aga proovime saada ja kuna täna on maatuul, mis siis Merika püügil ei ole hea variant, on ju? Ja kõige hullem, nii et hea, kui me täna üldse midagi saame, aga me lähme saarte alla natukene kaugemale, et seal on Merikas. Vahepeal lohistad järgi, jah? Siis vahepeal näin. Uskumatu õnn on saada ühese konksuga selline asi. Kas sa suutsid seda? Lihtsalt kerisid ja mängitasid õige kiirusega. Ja näed, ogalik võtab.
öelda, et saabunud on Elina iluminutid. Elinal oli väga ilus setup, oota, ma saan järgmisena selle pildi. Aleksi landist rakendit. Äkki tahab väiksemat sööta. Pärast saab seda siis loopida. Ongi lihtsalt lips vahele ja tatsid ju. Kaua me püüdnud oleme? Palju? Mõned tunnid. Ainult mõned. Käsi hakkab soojaks minema. Käsi hakkab alles soojaks minema. Mõned tunnid niimoodi käinud ja trollinud. Vahepeal käinud kaldaservas. Üritanud seal loopida. Ja nüüd lähme saarte vahele. Loodame, et seisud lähevad siin paremaks. Kuidagi hõre on. Ma näitan. Enda elu esimene... Vaatan, kus ma kinni võtan. Enda elu esimene tuulehaug. Ja oi, kus niis ka viiha. Okei. Kuulge, aga lähme püüame siis edasi. Tükk aega nullitamist ja siis Kevin ikka päeva lõpuks ikka otsustas, et näidata meile koha kätte, kus kohas on kala. Ja nii kui me siit läbi sõitsime, siis Kevin meil võttis 2 korda. 3 korda ja siis oli nagu naksaki oli kala mul otsas. Nii et me nüüd trollimise põhimõte on nagu siis see, et me lähme nüüd sinna samma kohta tagasi ja loodame siis veel saada. Elina juba räägib, et ta tugib sealt nii, et vaatame, kes esimesena siit parvest saab kätte. Elinal on kala või? Nii. Et seekord on Elina see õnnelik, kellel on kala. Elina, mis emotsioone sa koged? Ei tea, ma ei ole kindlasti kalagi. Vaadake, Elina näeb juba Simba välja. Ma olen täna Simba Elina oma speediprillidega, GoProga. Ta kalamehistub. No nii, mis siit tuleb? Vastu päikest ei näe ka midagi. Ja tuleb. Jesus! Hea töö! Issand jumal. Ma olen ära käkistanud. Elina, mis sa tegid tega? Tahad kätte võtta? Tahad Elina pilti? Video? Jaa! Mida pilti ka mul on? Foolikat juba võid. Issand, püha jumal. Kas Elina, kui soovid minu kalaga pilti teha? Jaa, sooviks küll, ma arvan. See on juba päris inetu. Jaga õpetussõnu, kuidas saada tuulehaugi, sest Kevin on saanud 2 tükki ja... Lihtsalt sõidad paadiga ja... Oled ilus. Hoiad ritva käes ja... Vaatad, et kivide otsa ei sõida ja siis vahepeal ritvaga teed mõne jonksu ka. Okei. Ja nii lihtne ongi. Ehk siis mina üritan Kevini käest õppida ja ma üritan neid jonksu teha. Sest Kevin räägib kogu aeg, et tal võtab ja mul ei võta. Kohe vaatame, Elina tehakse rullivahetus, sellepärast et Elina tõmbas rulli tühjaks endal lihtsalt. Ei kinni jah. Mis sa kommenteerid? Mis Elina tegi seal siis valesti? Mida saab teha kalastusmaailmas valesti? Sidur oli liiga pehme peal. Ta ei kinni. Ja siis ta arvas, et on kala, aga tegelikult oli kinni. Ja siis näitame rulli, tühja rulli. See ei ole mitte midagi enam alles. Väga ei ole jah. Kuna ei ole üldse hea jätta seda 100 meetrit nööri merres, me üritame trollida siin sama koha peal. Et kui me saame Elina nööri kätte veel. Niimoodi lasebki sisse. Vaikselt niimoodi voo pealt. Näpab võtab kohe tuges.
siis tõi vaju vahepeal põhja, jälle vahepeal järgi ja nii 30-40 meetrit. Kevi, mitu korda sul otsast ära läks? 2. Kas Elina võttis selle nüüd ära? Elina võttis minu ka. Mul võiks 2 tükki veel otsas. On olnud sellist olukorda, kus sul on ühe landi osas 2 tuulehaugi või? Oh, wow. Isegi 3 on olnud. 2 juhtub päris tihti, vaata sul 2 kolmikut. Ja samas kohast jälle, kus ennem esimesed. Võtki palk kõik välja. Ma pean üritama filmida samal ajal, aga meil on trippel! Meil on trippel! Kõigil on kala! Oota! Selle otsas saab ka kerida. Nii, läks olema. Tuleb jah? Nii. Kõigil on kala otsas ja siis ma üritan nagu paaniliselt filmida. Aitad sind? Jaa, palun, võta see. Oota. Kõigil oli kala ja siis oli vaja sellest saada mingi kaader ja sõitsime lihtsalt porvest läbi ja kõigil oli korraga otsas. Ebareaalne. Aga võib öelda, Kevin, et see oli viik. Aga hea, sõidame uuesti sealt läbi. Nii, mis me teeme? Püüame edasi tuulest, et me liigume sinna suunas ja lähme ikkagi Merikpa. Öelge teie. Ma teeks nagu ühe selle satsi ära veel nagu sinna lõppu ja sinna poole või? Sellega on jamma vaata see, et kui sa kala saad, siis on nagu see, et ei taha lõpetada enam vaata. Ei no. Meie oleme tulnud vahepeal tegema viimaseid päikeseloojangu viskeid, sellepärast et meie päev hakkab lõppema, meil on natukene tuulehaugi. Ja voova. Ja siis meil on siin voova. Tal on kiire, sest tal on speediprillid. Okei, togis. Me tulime igastahes tegema viimaseid viskeid, et näha, et kas me saame Merikat. Oli juba näha, et Kevinil ujus siin järgi. Paadini tuli ilusti välja. Nii et vaatame, püüame viimased kinni ja siis läheb see asi loodetavasti suitsu. Tere tulemast suitsutamise kiirkursusele. Pärast kalapüüki läksid tuulehaugid kõigepealt soola 2–3 tunniks. Umbes 40 grammi jäme soola kilo kohta, aga kõik on ikkagi tunde järgi. Seejärel ladusime kalatristidele, ärge tehke sama viga mida Helina ning keerake kõhud päeva poole, et mahlad välja ei jookseks. Seejärel panime kalad suitsuahju kuivama. See samm on oluline, et kalad ei hauduks, suits saaks paremini kala külge ja pind jääks ilus kuldne. Suitsu jaoks kasutasime kadaka ja õunapuu laaste. Ahju hoidsime 70–90 kraadi juures. Siis jäi ainult üle oodata 1–2 tundi. Vaikselt täitus ahi sooja suitsu lõhnaga ja tuulehaugid muutusid järjest kuldsemaks. Lõpus serveerisime värskelt suitsutatud tuulehaugi kartuli ja värske salatiga. Elina näitab meie saaki. Tada! Me teeme viimaseid viskeid. Kevin lubas viimast 5 visat nüüd teha. Viimased 5. Aga üliedukas päev on olnud. Tuulehauge me saime tegelikult 9 äkki? 9. Okei, 9 tükki. Ja tulime siis siia saare alla ja tahtsime siit ka saada ja saime põhimõtteliselt. Kevin sai Merikat, aga läks kahjuks otsast ära. Nii et... võttis ka ju. Noh jah, aga mul ta võttis, aga ta ei olnud otsas. Kevinil oli otsas. Meil oli algusel ikkagi palju lubav, nii et me teeme nüüd oma viimast 5 viset, nii et parem oleks, et kala tuleb. Kohalik pakrijakonda. Vitsiline.
Saarma laadne toode on. Jah, tagumik alla ja läks. Päkapikud teevad tööd. Nii, mootoripatrull. Kevin pumpab veel enne magama minemist musklit. Õige. Viimased kokkupokkimised, paaditühjendused. Aga Päkapikk, räägi, kuidas su päev läks? Teen päkapiku. Mu päev läks hästi. Sõime tuulehaugi. Verikat me ei saanud, nii nagu me oleks tahtnud. Aga võib-olla olimegi liiga optimistlikud. Võib-olla oleks tahtnud jah, võib-olla liiga palju asju korraga saada. Jah, aga tuulehaugi saime 10 tükki on neid äkki. No ütleme niimoodi, et kui oleks olnud, Kevin ütles, kui oleks soojem olnud, oleks saanud rohkem. Nii et kohe varsti läheb soojemaks ja siis tuulehaugi hakkab tulema ka siin Harjumaa piires väga palju, nii et tasub kirjutada Kevinile, kellel huvi on. Saab paadiga merele minna ja tuulekat püüda. Ja kui on kaartide seis ja päikese seis ja kuude ja taevaste seis ja õige, siis tuju on ka hea ja tuju on hea, siis saab kala. Ja järgmiste seiklusteni. Aga mis me järgmine püüdma lähme? Suurt kala.